Estonian Navy tried to intercept the Jaguar tanker flying the flag of Gabon in the international waters of Gulf of Finland on the beam of Tallinn. The ship was bound for Russian port of Primorsk. PAP will be denied. This is Estonian warship, Papa 6732. Your request will be denied. Follow my instructions. Alter your course to 105 immediately. Over. Yes. Yes, yes. Yes. Mick. वो हमारे जस्ट ऊपर अभी सामने से हमारे ऊपर आ रहा है. Oota, samal ajal tõmbas Miig Eesti sellesse Eesti tsooni, kui nad proovisid seda ümber tõmmata seal või? Aircraft है. हाँ, ड्रोन जैसा ही है ये. Väga räme ju. Järelikult seal paadil pidi midagi päris head olema ju. वो टर्न कर रहा है. She's turning towards the stern of the vessel. Ну давай. С разгоном. Seal pidi midagi päris head olema, kui jah, seal mingid suud või mis iganes. Teisipäeva õhtul sisenes Juminda Pooresaare piirkonnas ilma loata Eesti õhuruumi Venemaa õhuväe hävitaja Su-35, mis viibis Eesti õhuruumis alla minuti. Neil oli lihtsalt pohhu ja nad seilasid edasi või? Eesti oleks võinud oma Robinsoni ka sinna kohale ajada. Ma arvan küll, jah. Ma arvan, et see väike Robinson oleks neil sita lahti tõmmanud. Oi. See vapsee on ikka teema raisk. Nad oleks olnud nagu wow. Ühesõnaga sellele nad lihtsalt seilasid edasi. Nad ei muutnud oma kurssi ja samal ajal tuli mingi Vene SU tuli ka veel ületas mingi riigi piiri ja oligi kõik. Intsidendile reageerisid Ämaris NATO Balti õhuturbemissioonil viibivad Portugali õhuväe hävituslennukid F-16 sooritasid tuvastuslennu, mida nad seal tuvastasid. Et, jah, ta juba põgenes. Vennad jõudsid kohale sinna mingi puhas, lähme tagasi. Kusjuures ma eelmine kord ju küsisin seda sama asja, et what if, ja see oli vist viimane kord siis, kui Soome vist tõmbas lukku mingid tüübid, samamoodi mingi russide laeva. Siis ma küsisin seal kui see uudis käis, siis ma küsisin samamoodi, et kuidas nad sunnivad ta peatuma, et ei ole ju võimalik teda sundida peatuma. Et ta lihtsalt seilab edasi, et mis nagu saab vaata, et millega see nagu lõpeb. Ja ma ei saanudki vastust ja nüüd on vastus käes, mitte midagi. Kui mingisugune Eesti seal oma mingi Tarmo jäälõhkujaga haibib mingi, et palun jää seisma, siis keegi peagi kuulama ja ongi lihtsalt pohhi. Jõuga peale jääb oma vetesse. No seal ongi nagu probleem selles, et nad ei saa ju jõuga pealegi sinna. Nad ei saa ju peale sinna. Need kuradi laevad on ju nii kõrged, et nad ei saa ligi sinna. Helikopteriga, mis kopteriga need eestlased lähevad sinna siis? Mis kopteriga? Robinsoniga lasevad siis alla või? Või oota, et hello Finland, yes, today we need your chopper because this Russian ship in Estonia waters. Yes, can you send us your chopper, please, Finland? You can, yeah. For tomorrow, yeah. Okay, maybe not, we need right now. You can't, yeah. Okay, no bad lucky then. We will try to do it by yourselves then. Okay, goodbye. Ja siis lennati mingi Tarmoga letti mingi hello, you need to come immediately. Nagu mida te ajate, mingi chopperiga tuuakse peale, te olete retardid peast, Eesti pool kopterit. Meil on üks kuradi kopter, millega on üldse võimalik neid kuradi, kuidas seda tehakse, kuidas seda öeldakse, see neid nii-öelda mitte kaitsemissioone, vaid hädaabimissioone, meil on see üks kopter. Ja sellega nad
käi nende kuradi laevade peal. Selle jaoks on mingisugune kuradi Soome kopter, mida mingi kuradi mitte isegi rendita, vaid mingi palutakse ja anutakse, kuni sommid kohale tulevad ja Robinsoniga siukest paska sa ka ei korralda. See lihtsalt ei ole reaalne nagu. Ja isegi kui mingisugune Eesti riik oleks võimeline kuskilt sebima selle kopteri ja laskma sinna mingisuguse tondi alla, siis sorry, aga miks peaks mingi laev, kus on peal mingi 200 russi, kuulama mingisugust Tarmot, kes tuleb sinna mingi hello, you need to stop immediately, you need to stop immediately, stop right now, nagu nad lihtsalt seilavad edasi, ütlevad I don't speak English ja seilavad edasi, lihtsalt ongi läbi nagu. Et see ei ole nagu valid point, et nad lähevad kopteriga peale. See lihtsalt, see on pask. Et andke mingisugune reaalne nagu asi, et kuidas on võimalik seda laeva seisma saada. Härra miljonäril Heinal on ju kopter või? Lasevad põhja või? No ma ei tea, kas see on ka päris reaalne. Et see on nagu selge näide nagu sellest, et me riigina nagu tegelikult ei ole valmis oma vett kaitsma nagu. Et minu arvates see on nagu väga suur probleem hetkel, et meil ei ole olemas, et meil ei ole nagu võimalik midagi teha sinna. Et meil on vaja, ma ei teagi chat midagi meil on vaja, aga mis meil vaja on? Meil on Rail Balticut vaja. Siis on normna. Siis me saame Lätist äkki rongiga, saame tellida Lätist endale kopteri, millega me saame maanduma minna. See on ka variant, jah. Et jah, ma ei tea, mida meil siis vaja on. Mingisugused, ma ei tea, kas isegi mingid korralikud uued, mingid sõjalaevad, kas need aitaks meil siukseid situatsioone tulevikus vältida või? Ma ei teagi. Tegelikult on ju, ma ei tea, kas Stever on siin, Steverit ei ole või? Stever käis ju seal kuradi, mis iganes. Selles kuradi, tema oli ju seal mingi paadimees ju. Või chat on siin keegi, kes on mingi paadimees seal, kes käis seal kuradi paadiväes või? Mis see seis on siis, kui russid tulevad oma paatidega, et kuda te nad kinni tõmbate siis? Mereväes, jah? On meil keegi, kes oskab seda nagu avada, et mis teie eesmärgid või ülesanded seal tolles olukorras on? Võrgud propellerisse või? Mineerima saadetakse laev, kui reaalne oht on muud midagi või? Lihtsalt, et viskavad mingid miinid sinna laeva ette ja ongi kõik või? Karju truupurisse, et palun ärge tulge või? Aga ongi reaalselt kõik või? Et ei olegi võimekust lihtsalt midagi teha, jah? Aga nüüd, kas keegi on lugenud või teab nagu seda seisu, et nad räägivad, vaata, et nad hetkel tahavad nagu uut laeva nagu tellida on ju Eestile. Et mis võimekus sellel laeval siis oleks? Kas tollel oleks mingi võimekus siis sundida mingi laev seisma, ja? Või veekahurid on üldse selle jaoks, et veekahurid on üldse mingi suurtel laevadel nende kuradi piraatide vastu, veekahuritega teiste laevade vastu ei tee mitte midagi. See on piraatide vastu, et nad ei saaks kuradi pardale tulla. Sellel muud väärtust ei ole. Laeva ei saa lihtsalt teise laevaga seisma sundida. Ei, no ma saan aru, aga ma mõtlengi, et mis variandid üldse on, kui ta on üldse võimalik mingit laeva nagu seisma saada. Kui nad lihtsalt ei kuula. Päris piinlik on nagu, ma ei tea, minul on küll nagu eestlasena piinlik, et me nagu ei ole võimelised nagu midagi tegemagi nagu. Kui piraadid hakkama saavad, siis peaks küll ja veel olema võimalusi. Ja mõtlengi nagu, et aga samas, kas nad hakkavad, aga no jah, tegelikult see oleks päris reaalne. Et kuidas need türa mingid piraadid ju lähevad mingi puit mingite kuradi mingi aerupaatidega ju mingi ujuvad kõrvale ja siis hakkavad mingi ronima ja kuidagi. Et nagu kuidas meie siis ei saa nagu. Ma ei tea, härris. Nagu piinlik on. Minul on küll piinlik. Nagu Rovse, tänud sulle Twitch Prime'i eest. Kummipaadiga 2 mustanahalist võtavad mitmesaja meetrise laeva. Ma mõtlengi, jah. Erioperaatorid lendavad letti või?
ma tean, et näiteks ma tean, et need mingid, ma ei tea, kas see on EOG või igatahes keegi teeb vahepeal nende Soome ja Rootsi laevade peal ju tehakse neid õppuseid vahepeal. Ja siis nad lähevad ka sinna kuidagi saavad sinna pardale, aga ma ei tea, kuidas nad lähevad sinna muidugi. Või siis ka komando, keegi igatahes teeb, ma ei tea, keegi teeb neid igatahes. EOG ja komando mõlemad teevad, okei. Lähevad samamoodi kummikaga või? Aga kuidas need sinna paadi peale saavad või laeva peale nagu? Mingi vend viskab redeli alla neile või? No jaa, aga russid ei viska redelit neile ju. Aga neil on mingi spetsiom redel või? Okei. Tai. Paadi ja redeliga või laskuvad, okei. Ei no ma filmis olen näinud, on need püstolid, on ju. Ja siis siia läheb see mingi suur, see mingi oda läheb otsa, siis nad tulistavad mingi grapple gun, vaata. Ja siis võtavad nöörist kinni ja siis panevad sinna selle rulli otsa ja siis sõidavad üles nagu Call of Duty's. Ma olen näinud küll, Levo Laager. Kuidas siis Eestil siukseid asju ei ole? Raudselt saaks. Üra nüüd ei saa. Trash hook. Kus on Blitzcrangi kuradi pulri? Okei, no siis on selge sellega enam. Laevadega Madin peaks olema, siis võetakse meremuuseumist vanad kahurid kasutusele, kuna muud pole või. Ja. Seda videot olete näinud, kuidas teise maailmasõja ajal sakslased lasid selle Austraalia kõige uhkema sõjalaeva kuradi vee alla või? Nagu sodiks. Sakslased olid mingi kaubalaevaga ja siis kaubalaeva külge mõlemale poole kuidagi sinna sisse olid ehitatud kahurid. Ja siis põhimõtteliselt sealt võeti nagu need mingi plaadid liikusid eest ära ja siis sealt tuli kahur välja mingi ja siis see pani mingi paugu ära põraki lihtsalt ja austraallased olid putsis omadega. Terve see mingi nende kõige uhkem mingi sõjalaev, ma ei mäleta mitusada kuradi sõdurit neil sellega kuradi ära uppus. Päris õudne lugu. Mingi kaubalaev sittus peale lihtsalt.